Tere, head vaatajad, tagasi vaatama saadet Raudsaare dialoogid. Täna räägime majandusest ja mul on väga hea meel tervitada meie tänast külalist, majandusteadlast Heido Vitsurit. Tere! Ja ma lugesin ühte põnevat uudist 6 päeva tagasi, kus Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja ütleb ehituskonverentsil, et laiem pilt näitab majanduskasvu aeglustumist Eestis. Ja ma hakkasin mõtlema, et ma olen vist midagi maha maganud. Kus see majanduskasv on? No jah, eks ega me ju täpselt ei teagi. Kui arvutada SKT järgi või arvutada mõne muu näitaja järgi, siis need tulemused võivad olla üsna erinevad. Ja SKT on selline tore asi, et ta koosneb nii reaalmajandusest kui ka virtuaalmajandusest. Ja nähtav ja inimeste olulisem on selline reaalmajandus. Kui palju on töökohti, kui palju ehitatakse, kui palju parandatakse, kui palju käega katsutavaid või kõrvaga tajutavaid teenuseid on olemas. Ja üle selle on virtuaalne maailm. Ja kui nõnda võtta, siis kindlasti me leiaksime oma majanduses neid sektoreid, neid kohti, kus majandus kasvas. No loomulikult, kui Ülemiste keskuse ääres oodata rongi, siis seal näha on ju kõva ehitustegevust, kerkib 100. projekt Rail Baltica terminal. Ehitatakse ja see ei ole mitte väike ehitus, see on väga suur ehitus. Ja kahtlemata sellel on ka majandusele mõju. Aga nüüd artikkel, mis järgmisena minu tähelepanu pälvis tänase saate ettevalmistamise jaoks, on teie artikkel Postimehest 28. septembrist 2024 ehk eelmisest aastast. Ja see kandis sellist pealkirja. Miks on Eestil pidevalt laual ainult halvad ja väga halvad valikud? Ja siin on siis juttu sellest, kuidas Eesti majandusel on ajaloos olnud 2 perioodi, kui meil on läinud kehvemini, kui ülejäänud maailmal. Üks oli ülemaailmne finantskriis, mida ilmselt ka paljud vaatajad mäletavad, ja teine on praegune majandussurutus, mis kestab juba 3. aastat. Ja nende vahe, nagu te siin kirjeldate, on see, et esimesel korral, nagu see sõna ülemaailmne finantskriis ütleb juba, et see oli ikkagi ülemaailmne. Aga see praegune majandussurutus kipub kuidagi kogu kuivama Eesti peale, et isegi Lätil ja Leedul on juba paremini. Ja ma arvan, et siin on probleem selles, et me oleme nagu teistest riikidest ideoloogilisemad ja me oleme uskunud, et sellist majandust või tsüklit toetavat või vastu käivat tsüklile vastu toimivat poliitikat vaja ei ole. Ja selle tõttu tsüklid meile mõjuvad halvemini. Teised riigid, kuigi turumajanduslikud, on ka turumajanduslikud ja jälgivad turgu ja lasevad turujõududel toimida. Kuid kui tsükkel on sotsiaalmajanduslikku keskkonda liiga häiriv, siis nad võtavad kasutusele tsükli vastaseid meetmeid. Kui on tugev majanduslangus, siis stimuleeritakse majandust. Siis stimuleeritakse. Majanduskriisi ajal, finantskriisi ajal Eesti võttis vist kasutusele kõige sellisema jäigema kärpeprogrammi ja viis see läbi majanduse loomulikult suuremasse langusesse kui teised riik. Ega Lätil ja Leedul ka palju paremini ei läinud, kuid natuke paremini. Ja sellest natukesest piisab, et Leedu suutis oma sellist kasvupotentsiaali hoida, aga meie langesime allapoole. Seda analüüsis väga ilusti IMF, aga paraku meie selle tähelepanu ei ole pööranud. IMF on 2 korda näidanud, et meie valikud on olnud sellised, et me oleme maailmaturul oma positsioone kaotanud. Aga kuivõrd Eesti majandus on
ekspordile orienteerutud majandus, siis see, kuidas me oleme maailmas konkurentsivõimelised, sellest sõltubki meie SKT, meie käekäik. Mis need 2 korda on olnud, kui IMF on tähelepanu pööranud? Üks oli ülemöödunud suvi ja siis oli tükk aega tagasi mõlemast korrast kirjutasin, aga vist ma olin ainukene kirjutaja. No meil IMF-i kardetakse, mulle tundub, vähemalt valitsuse poolt on tulnud selliseid signaale, et parem kui IMF siia ei tuleks. Ja mul on endal tekkinud üks väikene hüpotees sellega seoses. Nimelt, öeldakse, et väga halb, et kui tulevad võõrad meie majandust juhtima. No minule meenub ikkagi Kreeka finantskriis, mis on nüüd juba üle kui 10 aasta tagasi, kui tõesti juhtus nii, et IMF tuligi majandust juhtima Kreekas. Ja nad ütlesid Kreekale, et te peate tegema 3 asja. No seal oli muid asju ka, aga laias laastus oli 3 suurt asja. Tõstma makse, erastama ja kärpima. Ja ma arvan, et 4. tegelikult räägiti ka innovatsioonist või innovaatilisest majandusest. Ja mis meil toimub, meil on räägitud maksude tõstmisest, erastada väga palju pole, midagi siiski, aga kärpimisest väga ei taheta rääkida. Jah, loomulikult, kes see kärpida tahab, inimesed tahavad ju saada teenuseid ja neid tasuta. Võtame kas või sellise väga olulise teenuse nagu haridusteenuse. Tasuta haridus on väga oluline ja kvaliteetne tasuta haridus. Aga kas meil on kahaneva rahvastiku juures vaja nii palju uusi koolihooneid? Mina ise õppisin tsaari ajal ehitatud koolihoonest ja minu klassivend oli Richard Willems, kunagine Eesti Teaduste Akadeemia president ja tema ei jäänud sugugi rumalaks. Sai õppida vanas koolihoones küll. Aga nüüd selleks, et riigigümnaasium teha, on vaja olemasoleva kooli kõrvale, mis on 10 või 20 või 30 aastat vana, kindlasti on vaja ehitada uus ja väga äge kool. Ma olen paljudes riigigümnaasiumides käinud, hästi ägedad, endale ka meeldiks käia. Aga nad on sellisest rikka riigi keskmisest gümnaasiumist palju uhkemad. No gümnaasiumid on ainult üks näide, võib-olla mitte kõige hullem. Et meil ju on selline arusaam, et tuleb panna raha betooni ja küll siis hakkab kasvama. Aga muidugi, aga see on, betooni panek ongi niimoodi, et esialgu ta annab ehitusele tööd ja see on SKT, aga pärast püsikulud. No just. Estonia juurdeehitusega on sama lugu. Või võtame näiteks Tartus on nüüd see arusaam, et tuleb teha südaline kultuurikeskus uue nimega Siuru, mille suhtes mina isiklikult olen väga-väga skeptiline, mitte et mulle ei meeldiks kultuur, aga minu meelest ei saa alustada just betoonist. Seda enam, et Tartu suuruses linnas on neid ruume, kus saab üritusi teha ju päris palju. Ja tehti muide kunagi selle eesmärgiga ka, et või põhjendusega, et nüüd te saate Tartus tulla siin üritusi tegema. Omal ajal ma lahkunud Krista Aruga vaidlesin ja ta oli minu peal üsna solvunud, kui ma kirjutasin, et see ajalooline koht raadil ei tähenda midagi, et see oli omal ajal ajalooline paratamatus, et oli tühi mõisahoone, kuhu sai muuseumi teha. Et kui oleks tühi maja olnud või oleks see mõisahoone asunud Kassitoomel, oleks õige koht olnud seal. Aga nüüd on tohutu hoone, külastavus on madal, ekspluatatsioonikulud on suured ja ongi nii. Rahvamuuseumi on vaja, aga nii suure ja sellises kohas asuvaga ma ei saa leppida. Me saaksime seda teha siis, mõtlen nüüd uusi ruume, igasuguseid spordihooneid, koole, mida jätkuvalt tehakse ja need on tehtud ju seetõttu, et meil on olnud lahedasti euroraha käes. Aga sageli ei mõelda jätkusuutlikkuse peale, et kui me nüüd peame seda ülal pidama hakkama, elektrit maksma, sooja maksma, iga küla tahab teha omal ujula. See on nüüd selline tore asi. Omal ajal 90. aastatel korraldati Euroopa Liidus väga palju kursusi selleks, et rääkida Eesti vanematele riigiametnikele ja poliitikutele, mis otstarve
sellel eurorahal on ja milleks seda tuleb kasutada. Ja et see on sama hea raha kui teie enda raha. See on täiendavalt sellele, et te saaksite teha midagi hädavajalikku, mitte seda, mis on nice to have. Aga meie hakkasime kohe tegema seda, et see on lisaraha, see on Euroopa raha ja selle eest võib teha seda, mida me oma raha eest elu sees ei teeks. Ja see jutt on ju praegult. Me ei tee ju seda oma raha eest, me teeme Euroopa raha eest. Raha on raha. Täpselt nii. See on Euroopa maksumaksja raha ja ka meie oleme Euroopa maksumaksja. Jah, arvestame ju ka seda, et Eesti panus Euroopa ühiskassasse pidevalt suureneb. Jah, ja isegi siis, kui ta ei oleks Euroopa raha, Eesti raha, oleks täiesti, ütleme, Itaalia või Saksamaa raha Itaaliast muidugi ei tule meile. Iga rahasumma, igat investeeringut tuleb teha arukalt. Aga meie leiame, et mingid investeeringud on täiesti nii, et mille kohta inglased on nice to have. Ehk tore omada. Ja. Aga see on siis, kui kõik muud asjad on tehtud. Võtame selle ka, see on nagu poes. No jah. Mõni ostet, aga võtame veel selle ka. Võtame veel selle ka. Ja. Aga meil on seda mõtlemist liiga palju. Aga nüüd, kui ma tulen tagasi selle jutu alguse juurde, see artikkel, et miks on teie artikkel, miks on Eestil pidevalt laual ainult halvad ja väga halvad valikud ja siin me rääkisime nendest majanduskriisidest ja meie praegusest olukorrast, kus Eesti majandus on langemas 3. aastat. Ja siin oli niisugune huvitav tähelepanek teile, et potentsiaalse SKT sisemajanduse kogutoodangu kasvumäär on olnud langustrendis juba alates finantskriisist, millest me ka äsja natuke juba rääkisime. Täpselt see selle sama IMF-i analüüs. Ja miks? Sest me ei ole piisavalt innovaatilised ja miks? Siin oli 2 olulist tähelepanekut teile, et esiteks meie otsustajad, kes majanduspoliitika üle otsustavad, evivad väga lühikest ajahorisonti. Ja nad ei taju ümbrust komplekssena, ehk maailma muutust ei tajuta. Jah, see on selline väga keeruline asi. Kunagi küsis üks majandusminister minu käest, ma olin siis peaministri juures, et kuule Heido, ütle mulle, miks nad nõuavad, nad on Brüsselis, minult tööstuspoliitikat. Ja tööstuspoliitika on just selline asi, mis toetaks ja soodustaks sellise kompleksse seotud majanduse, tööstuse tekkimist. Eesti Vabariigi esimese perioodi jooksul meil oli väga selge tööstuspoliitika. Täpselt. Või see põlevkivi, bassein. Põlevkivi, Eesti metsatööstus. Kehra paberitehas. Siis oli Eesti lihaeksport, Eesti munaeksport. Ja sellele loodi toetavat süsteemi laborid, mis aitasid sertifitseerida toodangut ja teha ta Inglise ja Saksa turule vastuvõetavaks. Tootjad olid ikka need samad talupojad, aga loodi selline riigi poolt selline infrastruktuur, mis võimaldas kiiresti hakata toodangut suurendada ja selle kvaliteeti standardiseerida. Aga meil on nii, et igaüks nokitseb oma ette. Ja teadusarenguga on nõnda. Ma olin kunagi teadusrahade kasutamise komisjoni esimees. Lihtsalt põhjus oli see, et Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool ei leppinud omavahel kokku, kes saab ja siis leidsid, et neutraalne inimene olen mina, kes võib seda positsiooni täita. Ja kui lõpuks siis olid need Tartu ja Tallinna Ülikool oma teadusraha kasutamise suunad ja allikad ja tegijad ja tulemused tohutu suure sellise tabeli peale kokku pannud, siis ma mõtlesin, et tule jumal appi. See oli nii kaootiline pilt, sest iga teadlane tegi seda, mida ta oli teadusraha välja ajanud. Ja nii palju, kui ta oli välja ajanud, kas see oli siis aastaks mingi leping või oli 8 aastaks, kuid see oli mingi kollektiivi enda initsiatiiv. Nende enda huviga seotud. Mitte nende huviga, see kellegi teise huviga. Rahastaja huviga. Rahastaja huviga seotud, aga mitte Eesti
majanduse või Eesti riigi kui terviku huviga. Nii et jah, kui sul ei ole mingisugust sellist Eestile suunatud programmi, arendustegevus, teadustegevus, siis need meie teadlased ja nutikad inimesed teevad innovatsiooni kellelegi teisele, mitte meie riigile. Paar aastat tagasi ma küsisin Urmas Varblase käest, et kuidas läheb, ta ütles, et tööd on nii palju, et ei saa rääkidagi. Ma küsisin, et kui palju tööd on Eesti riik sult tellinud, ta ütles mitte midagi. No, täiesti. Nii et siin ongi see, miks meil ei ole ei riigi valitsemises, ei majanduspoliitikas ega ütleme ka kas või bürokraatias innovatsiooni kuskilt näha. Seda ei tahetagi või selle vajalikkust ei nähta. No ühe tuttavaga ma rääkisin mõni aeg tagasi meie juhtimiskvaliteedist ja leidsime ühiselt, et Eesti riigis juhtimise kvaliteet on väga halb. Ja selle üks põhjus on see, et ei suudeta valdkonda tajuda ja nii nagu me praegu nägime, et maailma arengut ei tajuta ja siit ei tulegi innovatsiooni, kuna ei nähta selle vajadust. Aga teeme nii, nagu kogu aeg oleme teinud. Ei, me oleme sügavalt usklikud riigid ja arvame, et turujõud panevad asjad paika nii, et Eestil läheb maailmas kõige paremini. Aga seni ju läks päris hästi. Läkski, algul läks, sest nii nagu president Ilves kunagi üle 10 aasta tagasi, mis 15 aastat tagasi ütles, me ei ole aru saanud, et see, mis meid siia tõi, ei vii meid enam edasi. Ja see oli esimene selline stardikiirendus, kus meie edukad ja nutikad ettevõtjad said selles majanduskeskkonnas, mis parasjagu oli kätte peaaegu maksimumi, kuid edasi majanduskeskkond neid enam ei soosi. Ja ma mäletan seda Ilvese väljaütlemist, mis tekitas ka üksjagu arutelu ühiskonnas, ega see kuidagi vaibus või sumbus ära, et et aga Eestil on ju ikka läinud hästi. Aga nüüd see meie hästi minemise võime, nagu me leidsime siin äsja, on pidevalt vähehaaval, aga pidevalt kahanenud. Jah, on küll, aga kui võrrelda näiteks lätlastega, siis me võime siiski rahul olla, et me elame veel paremini. Aga äkki inertsist? Ei, ma ei usu, et inertsist, sest Lätil pärast Nõukogude Liidu lagunemist läks ikka üpris halvasti. Nii et ei, kas nad järgi jõuavad, ei tea. Nad on võib-olla suutnud ennast ikkagi mobiliseerida. Jah, mingil määral küll. Nad vähemalt üritavad. Nad tajuvad probleeme, aga kas neil õnnestub neid lahendada, ega see lihtne ei ole ju. No seal oli väga palju üleliidulist tööstust, Täpselt. Mis kõik kokku kukkus ja Riiasse on ju kõik koondunud, mis tähendab, et kui Riial ja Riia tööstusel ei lähe hästi, ei lähe ka ülejäänud riigil väga hästi. Et mingid sigulda kepikesed ei päästa nende majandust seal. Just täpselt see. Riia oli ju Tsaari-Venemaa tööstuslikult teine linn. Seal tehti autosid. Seal tehti kõike. Ta oli Peterburi järgi teine. Moskva oli tühine tööstuslinn võrreldes Riiaga. Harkovit polnud olemaski. Riia oli see linn. Aga nüüd, kui me rääkisime, et maailma arengut ei tajuta piisavalt, mis siin maailmas toimub, mida me võiksime kõrva taha panna? Maailmas esiteks on selge, et globaliseerimine sellisel kujul on lõppenud. Neoliberalism sellisel kujul on lõppenud, ta on asendunud kohati väga tugeva protektsionismiga. Riigid taotlevad nüüd tööstuslikku iseseisvust. Nad ei taha sõltuda asjade tootmises, kaupade tootmises, nendest kohtadest, mida nad ei suuda ise kontrollida. Tootmisahel tahetakse tuua. Tootmisahelat tahetakse ümber paigutada. Kui võimalik, saab oma riiki tuua, kui ei ole, siis kindlamasse kohta või vähemalt hajutada. See on isegi imelik, kuidas alles nüüd saadi aru, et need muldmetallide tootmine, selle kontsentreerumine Hiinasse on ohtlik. Et sellele ei saa
mitte millegiga vastata, kui Hiina ütleb, et me ei ekspordi, siis tuleb müts käes Hiina juurde minna, et eksportige ikka lubage. Kui ma ei eksi, ega peale Sillamäe eriti alternatiivseid tehaseid polegi, Austraalias oli, ega see ei pidanud vastu Hiina dumpingule. Ega siis Sillamägi liiga hästi vastu pidanud, ta oli mitu korda käis pankrotis. Aga jah, Euroopas, kui võtta Hiina ja siis järgmine suur tehas on Sillamäe, kuid Sillamäe ei tooda kõiki asju. Sillamäel on materjali magnetite tegemiseks, niobiumi ja ma ei tea veel, ma olen seal mitu korda käinud, aga ma täpselt ei mäleta. Aga seal on 3-4 toodet, mida nad teevad. Tähendab, nomenklatuur pole nii suur, kui tegelikult kui Hiinal. Hiinal. Sest neid muldmetalle on ikka tosin, mida on vaja. Ja mõnes on ikka Hiinal täiesti, ütleme, monopol. No hiinlased pole rumalad, sest ilmselt nad ka saavad aru, et see senine majandusmudel, mis neid viis kasvule, mis oli odav tootmine ja selle mahamüümine lääneriikidele, et see enam ei toimi, kuna globaliseerumine on vähikäigul. Noh, hiinlased olid head õpilased, sest hiinlased ei alustanud ju. Riik, kes sai tõelise majandusliku imega hakkama, oli ju Singapur. Kui Singapur 65. aastal heideti Malaisia föderatsioonist välja, karistuseks heideti välja. Peaminister nuttis, kui ta kuulis seda teadet, Singapuri peaminister, ja oli kuu aega peaaegu audis, sellepärast, et kõik tema plaanid purunesid. Siis ta siiski võttis kokku ja tegi siis sellise programmi, millega Singapur on tõusnud maailma rikkuse pooleks riikide esirinda tehnoloogias, rikkuses, paljud hariduses, meditsiinis. See on fakt, ma olen selle kohta lugenud, aga siin ütlevad kriitikud, et nad on autoritaarne riik. Ja mis siis? Et me ei suuda seda mudelit samamoodi kopeerida. Ei suuda küll, aga me peame vähemalt õppima tegema pikaajalisi arengukavasid. Näiteks mitte miski ei takistaks ühelgi riigil, meil on haridus ka riiklik, tegemas seda, mida tegi Hiina. Algul saatis oma inimesed õppima, siis parimatesse ülikoolid tulid tagasi, hakkasid ise ülikooli ehitama ja nüüd, kui siin paar aastat tagasi oli USA ja Hiina noorte matemaatikute maavõitlus, siis võitsid ameeriklased kergelt küll ainult, aga kõik olid Hiinast pärit. Aha, ühesõnaga Hiina vastu oli nagu see olukord. Oli Hiina vastu. Nii et siin on ka selline, et tuleb vaadata, et milline on kasvatus, milline on moraal. No see moraal on tegelikult ju kasvatuse produkt. Et milline, et mille poole püüeldakse ja kuidas saavutada seda, et püüeldakse vajaliku poole. Aga see on väga oluline küsimus. See on tõesti keskne küsimus. Vaat nüüd ongi nii, et meie räägime, kui me räägime Adam Smithist, me räägime nähtamatust käest, aga unustame ära, et Adam Smith pidas oma põhiteoseks oma moraaliteooriat, et rahvaste rikkuse seda kirjutas ja trükkis ära ja sinna see jäi. Ütleme vaatajale, see nähtamatu käsi on see majanduse konkurentsi käsi, mis kõike korraldab ilma meie sekkumiseta. See on veel kavalam asi, aga oma moraaliteooriat ta kirjutas ja täiendas 30 aastat kuni surmani, sest ta pidas seda olulisemaks. Aga sõna nähtamatu käsi ta kasutas, mina ei ole lugenud, aga asjatundjad teavad, ainult 8 korda oma elu jooksul. Ja üks oli astronoomiat käsitavas raamatus ja siis oli veel kuskil. Nii et tal oli nagu see üks vihje sellele ja selle üle, mida asjatundjate arvates Adam Smith omal ajal mõtles tegelikult. Selle üle vaieldakse siiamaani. Väga huvitav. Sest ta läks lihtsalt, tegi selle näite ja rohkem selle juurde eriti tagasi ei pöördunud. Aga just see küsimus, mida on vaja teha, see keskne küsimus. Te olete ise olnud ju sellises olukorras, et
kui meil tuli uus valitsus 92. aasta alguses, te olite seal umbes pool aastat majandusminister ja ma mäletan seda aega väga hästi, 92. aasta algust. Ja see oli selline ikka raske, väga-väga raske aeg, räägiti isegi siin mingite inimeste ümberpaigutamisest, et Tallinnast tuleb inimesed ära tuua ja see oli natuke varem kui oli see kütusekriis, siis oli kütust juba olemas, aga ikkagi. See oli jaanuaris, ma mäletan. See oli jaanuaris, jah? See oli jaanuaris. 92. Ja siis jah, ja mul on täiesti meeles, et iga hommiku ma vaatasin hirmuga termomeetrile, et kui on rohkem külma, siis masuut, mis oli, hangub ja ei ole maale pumbatav. Aga kogu selle aja jooksul, kui need tankrid tõid meile väiksed tankrid masuuti, oli võimalik masuuti pumbata. Jah, ei olnud ekstreemset külma. Ei olnud ja õnneks. Talv oli leebe. Aga see oli see hetk, kui oli vaja küsida, mis on siis keskne ja ma küll julgen öelda, et toonane valitsus, mida ilmselt väga paljud ei pruugi mäletada, kuna sellele tuli järele ju pikemat aega tegutsenud Mart Laari esimene valitsus. Aga see esimene valitsus minu arusaamist mööda, Tiit Vähi oli peaminister, pani paika sellised majanduskasvu eeldused, ma ütleks nii, toona. Kui nüüd rääkida majanduskasvu eeldustest, siis kõige esimese eelduse pani paika mitte Tiit Vähi valitsus ja ka mitte Edgar Savisaare see vahevalitsus, vaid Indrek Toome. Indrek Toome 3 kuud või 4 kuud enne, kui ta pärast valimisi tagasi astus, tema valitsus viis Riigikokku, siis oli Ülemnõukokku hinnaseaduse, millega lasti hinnad vabaks. Ja ilma hinnaseaduseta poleks ühtegi reformi läbi saanud viia. No ma olen sellega nõus, aga see läheb ikkagi nagu sinna nähtamatu käerubriiki pisut see hindade vabaks laiskmine. Aga kui me räägime sellisest sihikindlast valitsuse poliitikast, siis seda me nägime ju nüüd nagu väga selgelt 92. aasta algul. Ma vaidlen ikkagi vastu, sest erastamisega alustas Savisaar. Tõsi, see on tõsi. Jah, väike erastamine käis täie hooga ja ta jõudis ka 5 suurettevõtet erastada. Nii et kapitalismi sünd oli alanud juba. Siis oli vastu võetud aktsiaseltsi ja osaühingu seadus. Selle järgi moodustusid juba aktsiaseltsid ja osaühingud. Isegi oli vastu võetud rahvaettevõtte seadus. Või oli see määrus, ma ei mäletagi enam. Aga ma võin nüüd üles tunnistada. Sellest sai väga pahandada Riigikogu õigus Toomas Sepp, et ta hoiab kinni. Tegelikult hoidsin mina kinni seda. Ja mis põhjusel? Ja ma tahtsin, et aktsiaseltsid seadustatakse enne kui rahvaettevõtted. Miks oli see oluline tolles hetkes? Aga rahvaettevõte oli minu meelest siuke imelik asi. Neid ei ole ühtegi ka enam. Nad olid lihtsalt, kuidas ütelda, nad olid Uno Mereste selline välja mõeldis nõukogude ajaks. Nagu ülemineku vorm siis? Jah, mis oleks passinud veel Gorbatšovi perestroikasse. Ja ma leidsin, et seda rudimenti pole vaja. Ungaris äkki oli midagi sarnast? Jumal seda teab, kust Mereste. Mingi sotsialismi maal kuskil oli, jah, mis siis... See võis olla, jah, Ungaris. Sest seal oli lubatud sellist piiratud kapitalismi. Tea, aga ma vaatasin, et sellel õiget kohta ei ole. Lükkasin sahtlisse ja hoidsin südamerahuga mitu kuud teda kinni. No aga siis oli kasuks. Aga mis oli see keskne asi, millele valitsus tollel hetkel keskendus, et vaadates tulevikku, sest see ikkagi 92. aasta algus oli väga nutune, raske, väga raske oli majanduslikult, aga et nüüd... Ei, aga mõtlengi, kõige olulisem oli see, et see oli moment, kus tuli lähtuda Milton Friedmanist. Kui ressursse ei ole, anna vabadus ja vabadus muutub ressursiks. Ja seda me tegimegi. Savisaar millegipärast ei sööndanud teha või oli tal põhimõte selle vastu, aga Vähi tegi seda julgelt. Me laskime ka leiva hinna ju vabaks.
sest leiba ei olnud, veebruaris leiba ei olnud. Ja lõpuks siis oli üks selline kabinetiistung. Päris öelda ei olnud, aga ikka väga hilja, kus siiski saavutati kokkulepe, et leiva hind me saame leiva hinna sellistel tingimustel vabaks lasta. No siis tuli leib poodi tagasi ka. Tuli tagasi ka, jah. Ja. Mõne päevaga, ainult muidugi kallimalt. No ja, seda kõike ma mäletan, aga ega rahareform seisis ka ees. Et siin olid suured muutused tulemas. Rahareformiga oli ka nii, et ega kõik ei saanud aru ju rahareformi vajadusest ja seesama IMF, keda ma nüüd olen paar korda kiitnud, oli ju sellele vastu. Toona tundus ta küll vägagi tagurlik. Ta arvas, et meil ei tule midagi välja, sest tema ei saanud aru, mida tähendab see, kui meie ütlesime, et me oleme valmis sööma kartulikoori. Sest see on umbes sama asi, et võõrad inimesed ei oska hinnata ühegi teise riigi poliitika. See on täpselt nii, nagu Winston Churchill omal ajal ütles. Vähesed inimesed suudavad mõista oma poliitikat, võõrama poliitikat ei mõista keegi. Ja see oli üks juht, kus lihtsalt nad ei suutnud mõista, kui otsustavad me oleme, kui palju me tahame ja mida me oleme nõus maksma. Nemad mõtlesid, et nii palju ei maksa. Ükski riik ei maksa, ükski rahvas ei maksa nii palju, kui meie oleme nõus maksma. No sest ju säästud sisuliselt kadusid. Kõik. See, mis järgi jäi, oli ju tühine, sest enne oli inflatsioon olnud 10-kordne. Jah, ma mäletan, minu vanaisa kogus ka raha ja andis oma hoiuse. Seal oli võimalus teatud määral nagu hoiust kinkida. See oli vist 100 krooni ulatuses, mis aga tegelikult oli 1000 rubla, mis oli 1000 rubla Nõukogude tippajal ja mis oli 100 krooni. Ja. No ikkagi see oli palju väiksem. Me saime stipendiumit ülikooli esimesel kursusel 110 krooni. Ja. Kuuks ajaks. Ja. Aga 1000 rubla eest võis juba osta mingi kehvemat sorti masina. Kuidas ütelda, auto oli kallis, aga omal ajal ehitati 6000 rubla eest pereelamu. Selline, nagu oli lubatud 90 ruutmeetrine. Mida me saaksime tollest ajast seda kogemust arvestades üle kanda praegusse aega? Ma tean, et väga raske on soovitada, aga siin ma ei palugi kõrvaltseisja soovitust, vaid te ise olite selles olukorras, te nägite, mida tuleb teha. Tähendab, tuleb olla pragmaatiline, tuleb teada, milline on olukord, millised on probleemid ja millised on võimalused neid lahendada. Ja tuleb näha ühiskonda, majandust natuke reljeefsemalt kui keskmise inimese tasemel. Võtame näiteks sellise asja nagu toiduainete käibemaks. Ma arvan, et meile ei lähe väga palju korda see, vähemalt me ei söö halvemini sellepärast, et käibemaksule tuli veel 2% juurde, kuid ei tohi unustada, et 60% Eesti elanikest on toit kõige suurem kulukirje ja et kuskil pooltel inimestel on kuu eelarve üsna pingeliselt tasakaalus ja seal on 5 või 10 lisaeurot üsna raske leida, millestki tuleb loobuda. Aga kui me leiame, et keskmisele eestlasel ei ole nagu suurt õieti keskmise palgaga, mis on fiktsioon, mis ei ole üldse mediaanpalk, vaid on täistööajale taandatud palk, et sellel nagu erilist probleemi ei tohiks olla, siis me eksime. See on ka, me rääkisime siin religioossest lähenemisest majandusele, on olnud ka ju teatud religioosne lähenemine, et käibemaksu ei saa, ei tohi muuta, erisused ei ole head ja kõik vähegi, mis on, tuleks ära kaotada, aga enamikes Euroopa Liidu riikides, ma julgen öelda, on, et toidu käibemaksu erisused olemas. Aga loomulikult. Ja just mitte ainult sellel põhjusel, vaid eeskätt sellel põhjusel, et toidu hind, toidu kallidus määrab ära
suure osa töötajate palgataseme ja palgatase määrab omakorda ära riikide kaupade ekspordivõime. Jah, see on tähtis, see on konkurentsivõime oluline komponent. Just täpselt. Aga enne saate lõppu ma tahan tulla veel ühe olulise teema juurde ja see on meie sündivuse teema. Et see on ka teema, mida te olete käsitlenud vägagi hästi minu hinnangul. Postimehes ilmus 21. jaanuaril sellel aastal teie sulest koos Indrek Neiveltiga artikkel, kus te tegite ettepaneku, et katastroofilise demograafilise olukorra lahendamiseks võiks hakata tasustama laste kasvatamist, põhimõtteliselt maksma emadele palka. Nii mitu last, kui tal on, korrutatakse summaga ja seal oli näide, et 3 lapse ema võiks saada riigi keskmist palka kokku seal 2000 eurot. Ma saan aru, et see on siis enne maksustamist. Et seal ikkagi maks võetakse maha. No see ei ole üldse tähtis. Jah. Tähtis on põhimõte. Tähtis on põhimõte. Ja peretoetused, olemasolevad peretoetused kaoksid ära, mis tähendab, et sellest summast, mis oleks vaja selle süsteemi elluviimiseks, mida on 1,75 miljardit aastas, oleks vaja juurde ainult 700 miljonit. Muu tuleks mujalt juba nagu, see oleks meil olemas. Ühesõnaga, üle miljardi oleks meil tegelikult juba olemas. Jah, kuid see on tehtav järelikult. Vaata, küsimus ei ole tegelikult üldse rahast. Küsimus on selles, et tuleb aru saada, mida tähendab see, et praegult meil sünnib alla 10 000 lapse. Ja seda on väga raske tajuda, sellepärast, et või arvata, et maailmas tervikuna sündivus hakkas alanema kuskil paarkümmend aastat tagasi, siis maailma elanike arv hakkab alanema kuskil selle sajandi lõpus. Viiteaeg on 7-80 aastat. Ja praegu on meil majanduslikult väga kasulik omada vähe lapsi, sest naised on tööl, kulud lastele, kes midagi ei tooda, kui tarbivad, jäävad ära. Vanemad saavad reisida, saavad teha kõike, mida tahavad. Lasteaedu pole vaja, kooli on vähem vaja, õpetajaid on vähem vaja. Kulusid ei ole. Kulusid ei ole, igatpidi ja väga mõnus. Ja me ei taju seda, mida tähendab laste puudumine, sest me hakkame seda tasakesi tajuma 25 aasta pärast. Sest enne nad lapsed õpivad siin või õpivad seal või töötavad vähe või reisivad mööda maailma. 25 sealt hakkavad töötama. Ja esialgu neid on ju sellest, inimesed töötavad 40 aastat keskelt läbi. Esialgu need vähesed lapsed moodustavad sellest töötajate kohordist ainult 1/40. Ei anna tunda. Tunda hakkab andma siis, kui on 20 aastat mööda läinud või nende sünnist 45 aastat mööda läinud. Ja me ei taju seda ja meil on praegult elu lill. Seda enam, et siin tekib negatiivne spiraal, millest on Rein Taagepera väga hästi kirjutanud oma demograafilise vetsupoti näitena, et kui on vähe lapsi, sünnib veel vähem lapsi ja nii edasi, nii edasi. Jah, ma tahaks veel selle juurde ettepaneku juurde tagasi. Ja kõige halvem on see, et see keerati ära, et me tahame sundida naisi sünnitama ja võtta meilt vabaduse ära. Ei, meil on ainult üks ettepanek. Võimaldada nendel naistel, kes tahavad elada inimväärset elu. Täpselt nii. Ja siin on väga suur vahe aga huvitav, et ei ole sellest aru saadud. Ei tahetagi. Aga miks? Kas nüüd mugav on siis ja mõnus? Ei. Vaat siin on täpselt sama asi, nagu võtame tuulikute või päiksepaneelide või võtame kivisöö või võtame mis tahes tselluloosivabrikuga. Vast on palju paremal. See on ilmselt midagi, mis on meie rahvuse iseloomus või kultuuris. Ma ei tea. Ma küsisin Teaduste Akadeemia presidendi käest, et mida ta arvab. Ta arvas, et see probleem siiski ei ole geneetiline, vaid on kultuuriline. Küsimus on meie kasvatuses. Ahaa. Ühesõnaga, meid on kasvatatud olema vastu. Jah, aga kui nüüd vaadata,
siis mida omal ajal parunid rääkisid? Eestlased on tõrksad ja Brockhausi leksikon kirjutab eestlaste kohta seda sama. Nii et see oli ülemöödunud sajandil. No seda ma mäletan seda tähelepanekut, et eestlased on tõrksad. Seal öeldi nii mõndagi muud veel. Jah, mõndagi muud. Aga meil on ilmselt palju parem olla vastu. Ega siis Tammsaar oma Tõde ja õigust ilmaasjata sellisena ei kirjutanud. Aga nüüd, kui see reform võiks käivituda ja ma ei näe, et see on ilmvõimatu, kuna ta ei ole üldse ilmvõimatu, sellepärast, et seda hakkaksid taotlema võib-olla 1/10 naistest. Nii et siin ei ole üldse mõeldavgi, et need 10 000... Aga miks ainult 1/10? Ei, asi on selles, et maksa palju tahad, ma tahan reisida ja ma tahan karjääri teha ja ma tahan õppida ja ma tahan ilusat elu elada. Nii et ma arvan, et see, kuidas ütelda, traditsiooniline ema roll ei muutu enam ülearu populaarseks. Aga see reform annaks võimaluse nendele, kes seda tahavad. Just, ainult neile. Ja need ei oleks liiga palju. Ma usun, et tulevikus jääks siiski väga suur osa naisi lepiks ühe lapsega ja küllalt suur leiaks, et ilma lasteta on küllalt. Vaatame, mis on Koreas, Taiwanis ja Singapuris. No. Seal ei ole erilist vaesust kuskil, aga lapsi sünnib maailmas kõige vähem, sest muud tegemist on niivõrd palju. No ja, aga siin me rääkisime probleemidest, mida kaasa toob laste vähesus. Seal on see juba kohal. Need probleemid on juba kohal. On küll kohal, jah, aga nendel ei ole nii hull asi. 65. aastal oli Lõuna-Koreas 26 miljonit inimest. Nüüd on 65. Neid on palju. No need on palju. Aga meid oli 65. aasta 1 miljon ja nüüd on ka 1 miljon. Jah, et me võib-olla ei märkagi seda vahet nii väga, aga siiski see, et ühiskond muutub vanaks, on kaasa toonud neil väga palju probleeme. Aga ma möönan, et see ei too veel kaasa seda probleemi, et nad välja surevad, aga meil on see võimalus ühel hetkel reaalne, kui meie see rahvuslik kehand jääb liiga väikeseks. Jaapanlased arvutasid juba ammu välja, et 240 aasta pärast sureb viimane jaapanlane, kui kõik jääb nii, nagu praegu on. Et nemad teavad juba seda? Nemad teavad. No aga siis ma kardan, et meil jõuab see arv varem kätte. Me ei arvuta. Me arvutame teisiti ja me ütleme, et meil on elu lill ja et eestlased ei sure kunagi välja. No aga tahaks lõpetada nüüd mingisuguse positiivse noodiga, et muidu tundub, nagu me olemegi siin ühesõnaga need viimased eestlased, kes kustutavad tule. Ei, me ei ole. Asi on selles, et eestlased on üks omaette tore rahvas. Nad on alati hakkama saanud. See on tõsi ja see on väga hea mõte, millega ka lõpetada. Aitäh, Heido Vitsur, selle meeldiva vestluse eest. Ja selline oli meie tänane Raudsaare dialoogide saade, et me käsitlesime siin õige mitut teemat, aga mõttelge siis tuleviku peale, et meil on 2 väga olulist asja, mis me majanduses peaksime ära tegema, kuidas olla rohkem innovaatilised ja teiseks, kuidas saaks meid rohkem, kus see reform, kus me võiksime maksta emadele palka, oleks kesksel kohal. Ma arvan, et see on asi, mida me peaksime toetama. Aga aitäh teile vaatamast ja kohtume nädala pärast uuesti. Kõik head!